asjad on õhus. Kui kirjutab üks mees uue ajastu inimestest raamatut ja oma kõikvõimalikke manifeste, siis samal ajal kirjutab teine mees terve mõistusega inimese manifesti. Samal ajal moodustati Tartus uus erakond. Põhjus lihtne, oktoobris on kohaliku omavalitsuse valimised. Me oleme sellest aru saanud, et praegune valitsus on ennast ammendanud oma tegematustega või võssapanekutega. See tähendab seda, et antud hetkel nagu oleks siis võimalik valida EKRE-t, kes on oma hästi sirgelt ütleva lapsesuuga rahvale lähedane, matslik, vulgaarne, oma suhtumistes mitut pidi istlik, aga võimalik, et me tõesti väärimegi seda ja ma ise ka päris sageli jagan EKRE postitusi, sest nad on vaimukad ja täpsed ja õudsed ja kahjuks tõesed. Uus erakond eesotsas Andro Roosiga, mis eile asutati Tartus, kannab nime Plaan B. Kui ma sellega ühineksin, siis mina otse kohe vaidleksin selle Plaan B erakonna nime vastu. Minu Isamaa ei ole Plaan B. Meie kõigi Plaan B on see, kui me läheme siit ära. Ja seda teevad ülipaljud inimesed, järjest enam saadetakse ära siit oma noorem põlvkond, aga kes vähegi saab seda endale lubada, läheb ise ka. Vot see on Plaan B. Me Lembit Silla ja Rain Terrase ja Hannes Võrnoga praegusel hetkel vaatame ringi. Valmisolek kohaliku omavalitsuse valimistel osaleda meil on. Kuidas? Vaatame õunte pealt. Üks õun on meil täna laual. See on väljatrükituna selline Raplamaa rakendusliku kolledži gümnasistidel laual. Ta on ülitüüpiline oma õige kirja mõttes. Paul Saar, tekstiautor, palub lisada oma punktid kommentaaridesse. Seda me täpselt siin siis pärast teksti korrastamist teemegi. Milles on Pauli, näete, Pauli ise on selline mees, milles on Pauli teksti õigekeelsus väärtus. Ta näitab meile, kuismoodi selle põlvkonna sõnavõtjad, kaasarääkijad, pinnale kerkijad kasutavad ingliskeelset eesti keele pilti. Inglise keeles on väga paljud sõnad lause sees, pealkirjades, igal pool suurte tähtedega. Kui inimene elab palju ingliskeelses kultuuriruumis, keeleruumis, siis ta teeb meile seesuguse inglise keele moodi eesti keele kirjapildi ja me teeme selle eestikeelseks. Sisu mõttes meie sõpruskond on juba ammu küllastunud Ukraina seadmisest Eestist ettepoole. Me oleme juba maoli, me oleme juba sõja lävel. Aitab. Aga nagu Paul ütleb, postituses on avaldatud autori isiklik arvamus ja selles on üsna palju pointi ka.
Mis puutub Iisraelisse, siis eile just oli järjekordne veresaun ja kui Iisrael tuli Eurovisioonil teiseks, siis ka rahvusvaheline üldsus pidas vajalikuks meelde tuletada, mis Iisraelis toimub. Protesteerimiseks olnuks rohkem sel juhul põhjust, kui Iisrael oleks päris võitnud ja kippunuks järgmine Eurovisioon olema Iisraelis. Seda ei juhtunud ja konkreetselt see naine, kes ennast teiseks lauliski ennast teiseks. See, et ta Iisraelist on pärit, see lihtsalt on nii ja ta jõudis Eurovisioonile Baselisse, olles üsna hiljuti 8 tundi rusude all, peites ennast laipade all ja jäi ellu. Nii et tema tühistamine on kohatu. Ja samuti ma pean tunnistama, et nii Ukraina kui Iisraeli kui kelle iganes ülistamine ja ülemaks seadmine kui meie enese Eesti praegusel ajal, kui eile käisid õpetajad Toompeal, üleeile. Mina istutasin sel ajal kuuski. Mina ei tea midagi. Vaata, minu palga juures ma siiski väga hoolega arvutan, kas ma sõidan Purila Taimlasse, viin endale sealt koju kuused ja istutan neid või ma sõidan Tallinnasse. Kui ma sõidaks sinna autoga Tallinnasse piketeerima, siis kuhu ma pargin, kuidas ma maksan. Jauran seal liiklusummikutes, siis Tallinn-Viljandi maantee on üleni Fail Baltica imeiluga üles küntud. Täna Tallinnasse Diana ja Gerdo pulma, ma lähen rongiga loomulikult. Jah, ühiskondlik transport, rong, Elron, Susla. Paul Saar on pannud oma tekstile pealkirjaks terve mõistusega inimese manifest ja otse loomulikult peale esimese suure tähe kõik ülejäänud on väikeste tähtedega. Seda sama trikki teevad mitmed autorid, kelle raamatuid ma toimetan ja suvel veel toimetan, sest vaadake õpetaja suvi, see on lill. Ühtlasi ei ole pealkirja lõpus punkti, Paul, siis ka, kui see on manifest, ikka ei ole punkti. Ja Paul räägib meile, mina olen adekvaatne inimene, ei ole siia vaja teha taandrida. Kui taandrida teha, siis nagu te näete, robot viskab keset lauset suure tähe. Seepärast on väga mõnusasti ikkagi väikese tähega ilma taandreata. See on täiesti adekvaatse inimese adekvaatne lause. Seepärast vaatamata maailmas levivatele vasakpoolsetele radikaalsetele teesidele mina ei vaidle Jumala, looduse ja bioloogiaga. Me teeme ühe elegantse paranduse, me paneme sõna ja asemel ega. Eesti keeles on see võimalus, et kui sul on eitav vorm, sisul poolest siis ei ka ehk ega, siis sa saadki seda sõna kasutada ja ongi hästi. Ei Jumala, looduse ega bioloogiaga. Mina ei usu vandenõuteooriatesse. Mina olen õigluse poolt ja see on väikese tähega. Kirjandusliku võttena me võime endale lubada vabadust kirjutada suurte tähtedega neid sõnu, mida me tahame eriti rõhutada, millele me tahame hinge anda. Ehk siis, kui sa tahad, et elusolendi moodi näeks välja su õiglus, vabadus, vaprus, siis eesti keeles on selle stiilivõtte nimi animism. Kõik need asjad nagu ärkavad ellu, kui sa paned neile suure algustähe. See on manifest, see ei ole ilukirjandus.
niisiis väikese tähega ja jälle ei ole tarvis tähendrida. Mina olen õigluse poolt, seepärast läheb kenasti sama rea pealt edasi väikese tähega. Mina toetan ebainimlikku agressiooni. See on meil 2 O-ga. Agressioon, revolutsioon. 2 O-d. Ukraina ja Iisraeli vapraid rahvaid, mõlemad sõnad väikese tähega, nii vapraid kui rahvaid. Jah, kõik, kes sõjast läbi käivad, ongi vaprad, sest küll tahtmatult sul tuleb olla vapper, et viia oma perekond, et viia oma rahvas iseenesest alates läbi selle koleduse. Eile õhtul tegin selle vea, et lasin endale unejutuks Harri Tiido intervjuud. Oli see nüüd Vabadustes või Objektiivis. Intervjuu oli kolossaalselt hea, aga sisu oli radikaalselt õudne. Harri Tiido nentis, et meie praegused rahvajuhid ei ole ise kogenud sõda. Nende jaoks on see mäng, nende jaoks on need pagunid, karjäär, äri. Need inimesed, kes on sõjast läbi tulnud, on lahkunud, lahkumas ja Rooma klubi prognoos nii Eestis kui suures pildis on, et praeguste noorte põlvkond, Paul Saar, teie ka, saab kogema sõda. Ja mitte ainult sellepärast, et agressioon 2 O-ga Eestisse veereb, vaid sellepärast, et see tabab kogu maailma. Mina, lillelaps, naiivne muinasjutu tegelane, usun sellesse, et see maailmakorra krahh kokkukukkumine tuleb ilma sõjata. Mina usun päikesesse. Mina usun loodusesse, mis korraldab inimkonna praeguse äritegevuse ümber. Me satume kõik võrdsesse olukorda. Sa kas oskad labidat ja kirvest käes hoida või tupsu tada? Nagu Joel siis. Jah. Joel on nagu sina. Sinu mees vä? Jaa, tal on sama põhjumõte. Tervita Joeli. Sest ma lihtsalt sisimas olen kogu aeg teadnud selleks ennast ette valmistanud, kõigi oma ballettide ja kunstikoolide pealt ära õppinud kõik füüsilised tööd, nii mullaga, taimedega, loomadega, ehitamisega kui elementaarsete ellujäämise oskustega, hobuste käsitsemine. Siin mul lapsed valdavad purjetamisi, kõikvõimalikke liikumise, tegutsemise meetodeid, mis jäävad meile siis, kui elekter ütleb nunu. Ehk siis vaprad rahvad oleme meie kõik ja soovitan soojalt kõigil ära õppida kõik eluks vajalikud oskused. Kaasa arvatud naadist toidu valmistamine, mis ei ole praegu väga tark tegu, sest hiljuti sadas vihm läbi keemiatriipude taimede peale, nii et väga paljud inimesed tõdevad, et taimed on kaetud millegagi. Praegu ma näitasin töökuulutused midagi sulle, televisiooni toimetajas. Ma ei lähe televisiooni. Minu televisioon on siin. Minul oli ära televisioonis saatejuhi, autori, toimetaja, stsenaristi periood ja see oli ära. Müts maha Reet Linna ees, kes tõenäoliselt ka 100-aastasena teeb väga häid telesaateid, tõeliselt häid. Mina olen siin ja kui ma ei ole siin, siis ma kirjutan raamatuid ja õpetan Aafrikas lapsi. Kõlab nagu plaan. Mina olen rahu poolt. Rahu on ka väikese tähega. Ükskõik kui hingestatud ja soovitud ikka. Ja lause jätkub väikese tähega samalt realt. Seepärast mina mõistan, et ainus viis
21. sajandi Euroopas rahu saavutada, Putini režiimi hävitamine. Selles lauses on puudu öeldis tegusõna, ehk siis on Putini režiimi hävitamine. Ma saan suhtumisest aru, miks Putin on väikese tähega, aga õnneks lubavad seda ka eesti keele reeglid. Kui päris nimi on meil omadus sõna väärtusest, ta võibki olla väikese tähega. Ja võib ka olla siis putinistliku režiimi. Aga kas see sidekriips kaob ära vaata? Ei, see jääb alles. Jätame selle alles, sest ta annab selle hingamise koha. Putini võib olla väikese tähega, putinistlik oleks korrektsem ja ühtlasi viib see tähelepanu faktile, et Putin on kõigest üks mupet, et tema taga on tohutult suur hulk, eriti kohutavat moskoviitide klanni. Sest verine Putini režiim, see on Nõukogude Liidu varemed, see on tore, et on väikeste tähtedega, sest seesugust asja ei olnud kunagi olemas. See oli Kremli anastatud maadekimp, hävitati Siberi rahvad, praeguseks on maha parseldatud taiga hiinlastele, nii et hävitustöö on olnud koletu. Ja kuni need pole täielikult hävitatud, on sõda lõputu. Tõstame sõnade järjekorra loogiliseks, pädevaks, eesti keele päraseks. Kuni pole hävitatud, on sõda lõputu. Mina ei taha, et Eestisse tuleks sõda. Jätkame samalt realt väikese tähega, seepärast olen tänulik vapratele väikese tähega. Vaprake suure tähega on multifilmi tegelane. Vapratele Ukraina kaitsjatele, tänu kellele mina praegu ei istu kaevikus. Ma mõistan Ukraina toetamise ja võidu tähtsust. Me kõik mõistame, aga oma nina sinna vahele palun ei topi. Ukraina ja sidekriips Euroopa kilp, siin on küll nüüd natukene sõnu vähe. Ukraina on Euroopa kilp. Ukraina on Euroopa kilp. Jah, kuni on moskoviidid ametis Ukraina õgimisega, oleme meie siin suhteliselt rahulikus olukorras, kuni ise muhku ei nori. Sellepärast, et kellelegi on seda karjääri pärast vaja, aga karjäär on juba nii naeruväärseks muutunud, nimesid nimetamata. Kaunustuse jõel on kallas kahel pool. Leidsin järje. Mina tean, et iga eestlase rahvused ja keeled on meil väikese tähega. Iga eestlase püha kohus väikeste tähtedega on kaitsta oma kodumaad väikese tähega. Iga eestlase püha kohus on kaitsta oma kodumaad, kõik sõnad väikeste tähtedega, suure mõttega. Mina olen isamaalane väikese tähega. Jätkame ilma taandreata väikese tähega, seepärast igaüks, kes toetab minu kodumaa väikese tähega okupeerimist või levitab Kremli propagandat, on minu vaenlane ja mõttekriipsu siia tõesti ei ole vaja. Igaüks, kes toetab minu kodumaa okupeerimist või levitab Kremli propagandat, on minu vaenlane. Kas see mina olen isamaalane, selle oli punkt või? Ei, sest jätkub samalt realt seepärast. Tal on stiilivõte, kõik need tema postulaadid on ühtemoodi. Huvitav, mis asjad need tal siin rea alguses on? Kas need on pulgakommid või? Tundub küll. Nii armas. Ei, kas nad ei ole need pinnid või? Tegelikult on jah. Pinn või pulgakomm, mis vahet siin on?
Mina mõistan konservatiivsete jõudude ja konservativismi lipu all tegutsevate Putini-meelsete jõudude erinevust. Ehk siis, kuigi aeg-ajalt nimetatakse EKRE-t ja Varrot putinistideks, nad ei ole seda. Nad on lihtsalt ropusuuga vanamehed. Sorry. Minu lipp on sinimust-valge. See on väikese tähega, see trikoloor meil. Mina mõistan oma vastutust tulevaste... Ei lõhu. Tulevaste põlvkondade ees läheb edasi samalt realt väikese tähega. Seepärast mina, nagu mu esivanemad, härra ehitas siia vahele kiilu, tegi klassikalise põimlause, mille mõlemal pool on koma. Mina, nagu mu esivanemad, olen valmis kaitsma oma kodumaad väikese tähega, nii rahulikus elus kui ka relvaga käes. Õige, nii kui ka konstruktsioonis, ajule. Olen valmis elama, looma ning olen valmis võitlema ja surema Eestimaa eest. Mina olen valmis elama Eestimaa eest. Mina olen valmis võtma vastu poegimisi, sünnitusi. Ma tahan ehitada, raamatuid kirjutada, laulda, tantsida, naerda. Ma tahan Eestimaa nimel õpetada veel ja veel inimestele eesti keelt, õpetada oma järeltulijatele elementaarseid töövõtteid ja ellujäämisoskusi. Ei taha surra ja seda, kuna tegemist on Pauli tekstiga ja tema mõtetega, ei saa küll muuta, aga pigem manifesteerigem, sõnastagem ja esitagem taotlused elu, rahu, sündimise, loomise ja rajamise nimel. Mis on alati järgnenud sellele, kui ütleb inimene striljaigad või siis, et ma olen valmis surema. Surebki. Tänan pakkumast, mul on tegemist. Lallalla. Mina ei unusta oma ajalugu. Vaadake, inimesel on elulugu, riigil on ajalugu. Ehk siis mina ei unusta meie ajalugu. Siis see laieneb meile ka, kui tohib paluda. Niisiis meie ajalugu ja olen tänulik kangelastele väikese tähega, tänu kellele mina väikese tähega elan, vabas väikese tähega ja iseseisvas väikese tähega Eesti Vabariigis suurte tähtedega. See on meie riigi päris nimi, jah. Elagu Eesti Vabariik, Paul Saar. Paul on pannud oma nime ette mõttekriipsu, mida ei ole vaja, ja järelpunkti, mida ka ei ole vaja, sest ükskõik kui suur isiksus on, ta ei ole lause. Järelikult tema järelpunkti ei ole. Postituses on avaldatud autori isiklik arvamus, see on tore. See on nagu teleseriaalis, kõik kokkusattumused on juhuslikud. Postituses on avaldatud, teate mis, me vahetame ülbelt ära selle tegusõna, väljendatud on õigem siin. Me avaldame artikleid, me avaldame meelt, aga arvamust me väljendame pigem nii, et väljendatud. Ja siit tuleb üleskutse, millele ma siin mängeldes juba järgnesin, ehk siis paugutasin kirglikult oma postulaadid. Teenida rahu, teenida elu, luua, rajada, laulda ja tantsida. Teate, see läheb juba meelest ära. Sul iga kanali avamisel on kas keegi surnud või suremas
on mingisugune maksujama, on mingisugune järjekordne katastroofi teade, sõjauudised ja sa unustad ära naermise, laulmise ja tantsimise, siis veel eraeluliselt siit-sealt vürtsi juurde ja sa oledki siuke tumbalaala. Ja ma pean tunnistama, et lisage oma punktid kommentaaridesse, mida meil Paul soovitab. Üks olulisemaid punkte minul on, abituriendid siin juba kirjutavad, te olete kohe abituriendid, teate ikka, jah? Üks olulisemaid punkte on, mine õue, mine iga ilmaga õue, tee füüsilisi asju, ükskõik kas see on lume kühveldamine või trimmerdamine või punu või lillepärg kas või mine õue. Seal on praegu see aeg, kus ühtaegu on kõikvõimalikud metsalinnud eri suurused, on ööbikud, on käod, erinevad kullilised hiireviu on neist kõige lärmakam, on haigrud ja kured. Isegi kui sul enesel korteris näiteks ei ole võimalik elada päris looduses, mis on töömahukas, mis on kulukas, mis on kangelaslik väikese tähega, mine õue. Ma soovitaksin sama muuseas ka meie parlamendile. Tehke oma istungid kusagil Toompea nõlval ja vaadake maailma rohkema kui selle hääletuspuldiga. Võib-olla siis ei ole meil Riigikogu istungite ajal saalid tühjad ka. Kohtumiseni valimistel.